Tere tulemast minu kanalile. Siit tulevad sõnumid selleks suveks minu kaartidelt. Vaatame, mis energiad on ja mida kaardid räägivad. Ja ma tuletan meelde, et see siin on meelelahutuslik kanal, et ära võta siin kõike, mida ma räägin, tõena. Ja sina oled iseenda elu looja. Ja esimesena tuleb siit selline kollektiivne sõnum kõikidele ja edasi siis igale tähemärgile, et kõik 12 tähemärki käin läbi ja annan sõnumid selleks suveks. Saad siis valida enda tähemärgi siit video alt, valides siis vastava ajatempli, vajutades sellele templile peale. Saad vaadata enda tähemärki, et ei pea kõike otsast lõpuni kuulama, kui ei soovi. Aga see kollektiivne energia siin suveks räägib sellest, et vaja on võtta enda elu juhtimine enda kätte, liikuda julgelt edasi ja olla nagu enda elu peremees, enda elu juht. Keisrikaart räägib siin sellest, et ära jää seisma ja ootama ja ära vähenda ennast. Tegutse julgelt ja ole enesekindel ja ole sina ise ja seisa enda tõe eest. Et aeg on nagu rohkem tegutseda sellel suvel. Ja väga ilus kaart, päikesekaart. Päikesekaart on üks parimaid kaarte taro kaardipakis. Selline sooja ja rõõmsa energiaga kaart. Et sellised head võimalused on tulemas sellel suvel paljudel. Võimalused selguseks enda elus ja väga palju selliseid rõõmuhetki võib see suvi tuua ja sellist kergust ja vabaduse tunnet. Ja muidugi see kaart võib tähendada ka seda, et palju päikest võib see suvi tuua. Ja edasi sauad ja rüütel. Midagi võib hakata siin väga kiiresti liikuma, mingisugused plaanid, reisid, väga paljudel on tulemas, nagu tavaliselt suvel ikka kombeks on ju. Ja see sauade 8 ka siin kõrval räägib reisimisest ja need reisid võivad olla väga paljudel sellised impulsiivsed, ootamatud, et sa võib-olla praegu ei pruugigi nagu planeerida, aga need reisid, liikumised võivad tulla väga ootamatult sinu ellu, sinu plaanidesse. Võib tulla ka väga palju selliseid ootamatuid kontakte, vestlusi, taipamisi. Et see suvi mulle tundub, et võib nagu kollektiivselt väga kiiresti mööda minna, et sa suve lõpuks vaatad ja mõtled, et issand, et kas tõesti see suvi juba ongi läbi, et kuidas see küll nii kiiresti läks. Kuidagi võib tunduda, et aeg käib kiiremini kui muidu. Ja teine rida, siin on karikate 4. Võib kollektiivselt tekkida selliseid hetki, kus inimesed võivad olla nagu emotsionaalselt nagu väsinud või tüdinud või sellised apaatsed. Et võib olla väga paljudel inimestel sellist tunnet, et ei jaksa enam, ei taha enam vanaviisi edasi minna. Ja see keisrikaart siin algul soovitabki võtta eluohjad enda kätte, et kui sulle midagi ei meeldi enda elus, siis hakka tegutsema. Ja mõõkade 7. Mul on tunne, et see annab sõnum, et kõik inimesed sinu ümber ei pea teadma, mida sa teed, et see kaart nagu hoiatab või annab sellise soovituse, et ära jaga kõike enda elust kõikidele, kõik ei pea teadma sinu järgmisi samme.
et hoia nagu rohkem enda isiklikku elu, rohkem nagu enda teada. Tee enda plaane nagu vaikselt ja omaette. Ja ära panusta enda energiat igale poole. Et jah, see üldine sõnum siin kollektiivile on, et võta enda eluohjad enda kätte, juhi enda energiat teadlikult, ära jää nagu istuma ja ootama. Ja vali see nagu teadlik rõõmu või õnneseisund või leia enda elus igapäevaselt neid hetki, neid väikseid hetki, mis toovad sinu ellu päikse, toovad sinu ellu rõõmu. Ja ära jaga siis enda plaane kõigiga kohe. Ja kui sa tunnedki, et miski on sind nagu emotsionaalselt ära väsitanud, siis hakka enda elus muutusi tegema. Selline sõnum siis tuli kollektiivile selleks suveks ja edasi saab siis kuulata iga tähemärk enda sõnumit. Tere Jäär, siin on sõnumid sulle kaartidelt selleks suveks. Ja siin on siis mõõkade rüütel, sauade 4 ja karikate 8. Mida need siis räägivad? Esimene tunne on see, et see suvi Jäära jaoks ei ole selline rahulik. See on pigem, see suvi võib tuua sellist palju liikumist. Mingid asjad võivad sinu elus nagu selgeks saada. Sa võid tunda enda elus sellist tugevat sisemist vajadust teha otsuseid, liikuda edasi või lõigata läbi nagu midagi enda elus. Midagi, mis sind emotsionaalselt enam ei kanna. Sauade 4 siin räägib sellest, et selline rahu, stabiilsus ja heaolu võiks olla nagu sinu suve selline eesmärk. Ja selleks, et sinna jõuda, on sul vaja võib-olla millestki eemalduda, midagi maha jätta, midagi muuta enda elus. Mingi taipamine on vaja nagu enda elus saada. Midagi, mis ei teeni sind enam. Ja see suvi võib tuua ka palju sellist koosviibimisi sõpradega, pidutsemisi, tähistamisi, olulisi sündmusi, pulmad, sünnipäevad, mis iganes tähistamised. Et see sauade 4 räägib sellest. Ja see esimene kaart, mõõkade rüütel, midagi võib hakata siin Jäära elus väga kiiresti nagu liikuma, et see on väga kiire energiaga kaart. Mõni Jäär võib hakata nagu väga kiiresti enda elus mingid otsuseid vastu võtma, mingid muutuseid tegema. Et jah, mõni Jäär võib nagu kogeda sellist tugevat vajadust, et midagi on vaja lõpuks nagu ära otsustada, midagi on vaja ära teha. Ja soovitus ka ongi sellelt kaardilt, et ära jää nagu seisma ja ootama, vaid tegutse sellel suvel. Kui sul on olnud peas mingisugused mõtted, plaanid, ideed tükk aega, siis nüüd on nagu õige aeg tegutsema hakata. Ja karikate 8, et jah, paljudel jääradel võib tulla siin, nagu ma ütlesin, millestki eemaldumine või ka kellestki eemaldumine. See ei pea olema selline dramaatiline lahkumine või eemaldumine. See võib olla ka mingi selline vaikne sisemine otsus, et näiteks lõpetad kellegile enda energiat andmast või sa ei sunni ennast enam mingisse rolli
või suhtesse, mis kunagi nagu töötas, aga enam ei tööta ja ei anna sulle enam midagi. Ja kui su süda ütlebki, et aeg on edasi liikuda, siis kuula enda südant. Et see suvi võib tuua väga palju sellist selgust ja emotsionaalset ausust. Väga palju otsuseid, kiireid otsuseid, taipamisi. Ja kõik see võibki sind viia sellisesse kohta, kus sul on nagu rohkem rahu ja stabiilsust. Vot sellised sõnumid siis järele. Ja kui sa soovid isiklikku sõnumit, siis kirjuta mulle, minu kontakt on siin video all olemas. Soovin sulle ilusat suve. Tere Sõnn, siin on sõnumid siis sinule selleks suveks kaartidelt. Ja sulle tulid tugevus, müntide 7 ja kaart erak. Ja vaadates neid kaarte, siis mul on tunne, et see suvi Sõnni jaoks on pigem selline nagu sissepoole suunatud, sest et see eraku kaart siin on selline endasse vaatamine, sissepoole vaatamine. Ja see esimene kaart siin, tugevus, see räägib sellest, et Sõnn võib leida endas sellise sisemise jõu. Ja selle kaardi soovitus on ka siin, et ära lase igal emotsioonil või hirmul või mingisugusel olukorral end mõjutada. Et selline sisemine jõud ja tugevus on nagu oluline leida endas ülesse see. Võib-olla siis ka enda närvisüsteemi hoidmine sellel suvel on nagu oluline, enda enesevalitsemine. Ja kõike ei pea kohe lahendama, kõike ei pea kohe välja ütlema, ennast tõestama. Selline energia tuleb ka. Ja osadel sõnnidel võib olla ka siin see, et kui on olnud pikem periood, kus sa oled võib-olla väga palju pidanud kandma üksinda mingisugust raskust, siis nüüd sellel suvel sa võid avastada, et sa oled nagu läbi selle muutunud palju tugevamaks, nagu sisemine lõvi tuleb sinus esile justkui. Ja samas see tugevuse kaart räägib ka seda, et ole enda vastu õrn. Et ära ole enda vastu liiga karm. Ja müntide 7, see on selline nagu kannatlikkuse kaart. See räägib sellest, et kui sa oled siin midagi enda elus loonud, kasvatanud, ehitanud, siis see räägib sellest, et ole kannatlik, et millalgi tulevikus sa hakkad neid vilju nagu nägema. Aga mitte kohe, et see võtab nagu aega. Et jah, nagu justkui mingi seemne mulda panemine võib siin osadel sõnnidel siin suvel toimuda. Et ole siis kannatlik, et see on see märksõna. Ja ära nagu rapsi ka, et kui sa midagi teed, siis ära kiirusta, ära tee nagu mõtlematult asju. Ja tulemused ei peagi tulema kohe, et ära ole kärsitu. Et osad sõnnid võivadki olla sellised kärsitud ja mõelda, et midagi nagu ei liigu piisavalt kiiresti. Et miks nagu ei liigu, et see kaart ütlebki, et kõik on täpselt nii, nagu olema peab, et ole kannatlik.
et sa näed neid vilju tulevikus. Et see võib olla kas seotud kas mingi töö või rahaga või suhetega või tervisega või mis iganes. Aga ära anna alla, tuleb ka läbi siit sõnum. Ära anna alla lihtsalt sellepärast, et sa ei näe veel neid tulemusi. Ja jah, nagu ma ütlesin, siis see erakukaart, paljud sõnnid võivad siin nagu sellel suvel sissepoole vaadata, omaette hoida. Võib-olla mõned tahavad olla palju üksinda. Aega iseendale võtta. Et võib-olla siis ongi siin sellel suvel soovitus ka, et veeda aega üksinda ja seda just looduses ja miks mitte ka minna üksi reisile näiteks, kui sa pole seda kunagi teinud. Et sellist omaette olemise aega ja vaikust on nagu vaja. Ja ei pea minema reisile üksinda, võib ka täiesti minna päeval kuskile, võtta mingi jalutusmatk või mis iganes retk ette, on ju. Ja kui need 3 kaarti kokku panna, siis mulle tundub, et sõnnil tuleb selline nagu küpsemise aeg siin suvel ja selline sisemise tugevuse aeg. Et sa õpid siin sellel suvel enda kohta väga palju ja leiad endas julguse ja tugevuse. Vot sellised sõnumid siis tulid sulle ja soovin sulle ilusat suve jätku. Tere kaksikud, siin on sõnumid sulle suveks kaartidelt ja sulle tulid karikate 3, karikate kuninganna ja karikate 5. Kõik karikate kaardid ja karikad räägivad tavaliselt suhetest ja tunnetest. Mul on tunne, et siin kaksikutel võib olla suvel väga palju suhete teemat. Selline palju emotsioone ja suhete tasandil. Ja siin on nagu väga palju sellist kergust, ühendust, ilusaid hetki, aga ka selliseid hetki, mis võib-olla natukene emotsionaalselt võivad mitte siis haiget teha, võivad sind emotsionaalselt nagu mõjutada. Karikate 3, see on selline tähistamise ja koosviibimise kaart. Mulle tundub, et väga palju siin kaksikutel tuleb koosviibimisi sõpradega, pidutsemisi, sellist kergust, rõõmu, jagatud rõõmu, emotsionaalselt sellist toetust, et see ei pea olema ainult nagu armastuse tasandil, vaid ka sõpruse tasandil. Et sa võid tunda end väga hoitud ja ümbritsetud. Et sa tunned, et sa oled nagu ümbritsetud just õigete inimestega. Ja soovitus ka, et minegi nende inimeste sekka, kus sa tunned, kes sobivad nagu sinu energiaga, kes teevad sinu südame siis nagu kergemaks või avatuvamaks. Mine nagu sinna sellesse seltskonda, kus sa tunned, et sa saad päriselt olla sina ise. Ja karikate kuninganna, selline tundlikkus ja sügavam kontakt iseendaga võib tulla siin esile. Ja see soovitab ka see kaart, et avada iseend sel suvel enda päris nagu olemust, kes sa päriselt oled.
ole sina ise. Ja kuula enda südant, kuula enda tundeid. Tule nagu peast südamesse. Ja paljud kaksikud võivad hakata tajuma ka hästi palju teiste inimeste energiat nagu tugevamalt või läbi nägema teisi inimesi. Sa võid hakata nagu aru saama, et kes sulle päriselt sobib ja kes sulle ei sobi, milline keskkond sulle sobib ja milline ei sobi. Et sa võid nagu märgata, kui palju sind mingi teatud inimene või teatud keskkond sind mõjutab. Ja karikate 5, see on võib-olla natuke selline negatiivsema tooniga kaart, et mingi emotsionaalne pettumus või kurbus või ka igatsus võib tulla siin suvel või mingi vana haav, mis tahab nagu tähelepanu. Et siin võib tulla kellelgi nagu esile midagi, mida sa oled endast kandnud nagu, aga võib-olla ei ole lõpuni tundnud mingid emotsioonid, mingi vana haav, vana pettumus suhete osas, mul on tunne. Võib-olla sa tunned, et midagi nagu ei läinud nii, nagu sa lootsid ja siis võid tunda sellist pettumust, kurbust millegi või kellegi pärast. Ja see kaart räägibki ka sellest, et enne kui sa saad nagu päriselt edasi liikuda, tuleb endale tunnistada neid tundeid ja need vabastada. Tuleb olla aus iseenda vastu ja muidugi ka teiste vastu. Et tervenemine toimubki nagu läbi aususe ja läbi iseendale siis ruumi andmise, et sa ei tee ennast väiksemaks, sa ei tee enda tundeid väiksemaks. Ja see karikate 5 räägib ka sellest, et hinda seda, mis sinu elus on, et võib-olla mõni ei pruugi märgata seda, mida ta elus on, et siin kaardil on ka 5 karikat on ju, ja see tüdruk istub siin kurvalt ja ta ei näe nagu seda karikat, mis siin on veel täidetud, ta vaatab kurva näoga neid tühje karikaid, et siit on sõnum see, et kellelgi võib olla see oluline sõnum, et hinda seda, mis sul on sinu elus. Vot sellised sõnumid siis. Ja soovin sulle ilusat suve. Tere Vähk, siin on sinu sõnumid sulle suveks minu kaartidelt. Ja sulle tuli siis kohtumõistmine, saatusratas ja karikate poiss. Ja alustame sellest esimesest kaardist siin, kohtumõistmine. See räägib nagu sellisest ärkamisest. Midagi võib siin lähielus hakata muutuma. Mingi selgus võib tulla. Mingi sisemine taipamine või klõps või tunne, et ma ei saa enam nagu vanaviisi jätkata, et justkui nagu hinge ärkamine. Et see kaart räägib ka sellest, et ongi aeg nagu vaadata ausalt otsa iseendale, enda valikutele, enda elus ja ka sellele, mida sa oled nagu endas pikalt kandnud. Ja siit tuleb ka sõnum, et lase minevik lahti. Et sa ei pea nagu minevikku kustutama, aga sa pead nagu lõpetama minevikus elamise. Ja järgmine kaart siin, saatuse ratas. See räägib sellest, et paljudel vähkidel võib elu pöörduda uude suunda, mingi suunamuutus võib tulla paljudel. Mingi liikumine elus. See on selline muutuste kaart.
ja need muutused võivad tulla nagu järsku, need suunamuutused. Mingid uued uksed võivad avaneda. Elu võib sulle pakkuda midagi täiesti uut ja tundmatut. Ja see kaart ei küsi, kas sa nagu oled valmis. Ja muutused võivadki siis tulla mis iganes valdkondades, suhetes, töös, mida iganes. Ja sõnum ka, et ära hoia nagu vanast kinni, et kui sinu ellu tahabki tulla midagi uut, siis lase sellel tulla, et elu tahab sind edasi kanda, edasi viia. Ja karikate poiss, see räägib nagu sellest, et pärast sellist ärkamist ja muutust elus tulebki midagi uut. Tekib nagu selline südame avanemine, mingi uus emotsionaalne algus. Osadel võib tulla armumine, uus armastus, uus suhe. Ja see võib olla ka uus töö, mis toob sulle sellist emotsionaalselt nagu pakub rõõmu. Ja karikate poiss on ka sellise energiaga, et ära lase enda mineviku kogemustel enda nagu südant kinni panna, et karikate poiss on selline avatud südamega energiaga kaart, et hoia enda süda avatud. Et midagi uut tahab sinu ellu tulla. Et jah, sellel suvel võib vähil tekkida mingi ärkamine, mingi taipamine. Midagi võib järsku nagu muutuda ja sellest tuleb mingi uus selline emotsionaalne algus. Midagi võib siin suvel vähkidel nagu täielikult nende elu muuta. Ja sa peadki selleks olema valmis. Ja nagu ma ütlesin, et ära klammerdu vana külge, et lase minevikust lahti ja usalda neid muutusi. Et sinu töö on nagu mitte sellele kõigele vastu võidelda siis. Sellised sõnumid tulid vähile ja kui sa soovid isiklikku sõnumit kaartidelt, siis kirjuta mulle, minu kontakt on siin video all olemas ja soovin sulle ilusat suve. Tere Lõvi, siin on sõnumid sulle selleks suveks minu kaartidelt. Ja esimene kaart on ülempreestrinna, siis on sauade 7 ja keisrinna. Ja ülempreestrinna, see räägib sellest, et sa hakkad võib-olla siin rohkem tajuma intuitiivselt nagu teadma ja tundma asju enne, kui need juhtuvad või selgeks saavad. Et sa võid nagu avastada siin sellel suvel endas sellise intuitiivse nagu taju. Ma tahaks öelda, et nagu selgelt nägemise või tajumise või midagi sellist. Ja võib-olla sa märkad ka, et sa ei taha enam nii palju energiat anda kellegile või millegile, kui sa varem oled andnud. Et sa ei taha enam sellist pinnapealset suhtlust või mingit liigset müra, et võib-olla tahadki olla rohkem omaette, valid sellist omaette olemist, vaikust.
et selline sisemine teadmine, sisemine jõud on nagu märksõnad. Ja sauade 7. Siit tuleb sõnum, et on vaja nagu ennast kaitsta, olla enda keskmes, enda rahus. Võib-olla on vaja ka kaitsta enda seisukohti, enda eest seista. Et suvi võib panna sind proovile, võib sind testida, keegi võib sind testida millegis, kus sa pead siis enda piire hoidma, end kaitsma, midagi võib-olla selgitama, miks sa midagi teed. Et võib-olla pead rohkem enda eest seisma, kui sa varasemalt oled seda pidanud tegema. Aga see ei ole selline negatiivne kaart, vaid vastupidi, see on selline nagu tugevus, et leia endas see tugevus, kuidas enda energiat hoida ja kuidas ennast kaitsta. Et ära lase ka nagu sellisel välisel maailmal end kõigutada, on selle kaardi sõnum. Ja keisrinna on selline kasv ja küllus ja selline enesekindlus. See räägib sellest, et jää nagu iseendaks. Midagi võib hakata paljude lõvide elus kasvama, te võite midagi uut luua. Siin kaardil on ka kujutatud see naine, kes on nagu rase ja tema kõhus on justkui nagu maailm, et te võite hakata justkui nagu looma mingisugust iseenda maailma või ka täiesti võimalik, et osad lõvid võivad hakata täiesti uut elu looma või mingisugust uut suhet looma. Et jah, selline kasvamine ja enesekindlus, et paljud lõvid võivad leida sellel suvel endas sellise enesekindluse. Ja ma ütlesin ka, et see keisrinna on ka külluse kaart, et osad lõvid võivad ka siin materiaalselt midagi saavutada, luua enda elus, mis toob nende ellu materiaalset küllust. Et lõvi usalda sellel suvel enda sisetunnet rohkem kui kunagi varem ja kaitse enda piire. Et sa ei pea kõigile meele järgi olema. Ja usalda enda seda sellist sisetunnet, et selle ülempreestrinnaga väga tugevalt tuleb see sõnum, et kui sul tulevad mingid märgid või mingid sellised nagu imelik selline kõhutunne, et miski nagu tundub nagu vale, siis see ongi vale, et usalda seda. Vot sellised sõnumid siis tulid sulle. Ja kui sa soovid isiklikku sõnumit, siis kirjuta mulle, minu kontakt on siin video all olemas ja soovin sulle ilusat suve. Tere Neitsi, vaatame sinu suveenergiaid kaartidelt ja sulle tulid müntide rüütel, kaarik ja tornikaart. Ja need räägivad sellest, et see suvi Neitsi jaoks ei tule nagu selline stabiilne ega aeglane, vaid pigem tuleb selline, ma võiks öelda, et kiire suvi, palju liikumist, läbimurdeid ja väga palju sellist ootamatuid sündmusi. Ja
müntide rüütel on iseenesest selline aeglane kaart. Selline kannatlikkuse, stabiilsuse ja järjepidevuse kaart, et suve algul neitsi võibki nagu tunda, et ta liigub nagu justkui edasi, aga ta liigub nagu väga aeglaselt edasi. Et sa justkui nagu teed midagi, aga ei näe veel tulemusi. Ja selle kaardi sõnum ongi siin see, et ole kannatlik, oota, need tulemused tulevad. Et isegi kui sa neid praegu veel ei näe, siis tea, et need on tulemas. Et ära alahinda sellist nagu aeglast kasvu enda elus, siis ükskõik mis valdkonnas see võib olla. Ja kaariku kaart on vastupidi selline kiire kaart. See muudab selle energia siin selliseks kiireks. Midagi võib hakata järsku mingi aeg siis suve jooksul kiiresti liikuma, et võib-olla siis ongi alguses võib tunduda, et miski asi nagu ei liigu, aga siis järsku hakkab midagi väga kiiresti liikuma. Võib tulla ka väga paljudel reisimist, kolimist. See kaarikukaart tähistab nagu sellist liikumist, reisimist, kolimist. Ja võib ka tulla selliseid järske muutuseid või otsuseid, selliseid tööalaseid läbimurdeid. Suuri elumuutusi võib ka paljudel tulla, sellist liikumist nagu justkui uude elufaasi. Ja tornikaart siin, midagi vana nagu laguneb. See ei pruugi nüüd olla midagi halba, vaid mingi selline muutus võib paljude elus toimuda, kus midagi vana nagu kaob ära ja selleks, et saaks nagu tulla midagi uut ja paremat sinu ellu, midagi nagu vabaneb. Midagi võib hakata nagu lagunema väga paljude elus, mingid vanad plaanid või vanad suunad või suhted või dünaamikad. Või see võib olla ka mingi sisemine muutus. Ja see on selline järsk ja ootamatu muutus. See tornikaart alati on sellise energiaga, et muutused, mis võivad tulla, on sellised väga järsud ja ootamatud. Aga nagu ma ütlesin, et see on nagu vajalik selleks, et vabaneda millestki, mis sind enam ammu juba ei teeni. Ja ära siis klammerdu selle külge, mis tahab sinu elust lahkuda, mis tahab vabaneda. Lase sellest lahti. Et jah, see suvi nagu neitsi jaoks ongi selline, et sa justkui nagu liigud alguses aeglaselt võib tunduda, et miski nagu ei liigu, mitte midagi ei juhtu, ei toimu sinu elus, aga siis järsku tekib mingisugune selgus või muutus ja tekib selline järsk nagu läbimurre. Et ära siis karda sellist aeglast edasiminekut hetkel, kui sul on see elus. Tea, et sa oled õigel teel ja tea ka, kuhu sa lähed, et ole nagu julge ja otsusekindel. Ja usalda elu. Et jah, see suvi võib tuua sellist väga palju edasiliikumist igas mõttes, füüsilist liikumist, reisimist, kolimist, nagu ma ütlesin. Ja edasiliikumist nagu ka elus paremuse poole. Vot nii, sellised sõnumid siis. Ja kui sa soovid isiklikku sõnumit endale, siis kirjuta mulle, minu kontaktid on siin video all olemas. Ja soovin sulle ilusat suve jätku. Tere kaalud, vaatame sinu energiaid suveks kaartidelt. Ja sulle tulid sauade 5, mõõkade kuningas
ja mõõkade 10. Ja mul on tunne, et see suvi kaalude jaoks võib tulla selline selguse ja konfliktide lahendamise suvi ja midagi siin võib paljudel lõppeda, läbi saada. Sauade 5, see esimene kaart siin räägib sellistest pingetest ja nagu konfliktidest ja erimeelsustest ja ka konkurentsist, et võib tulla paljudel sellist nagu konkurentsi, kas siis töös või suhetes või mingeid pingeid või vaidlusi võib tulla sellel suvel. Ja see kaart räägib ka tegelikult võistlustest, spordivõistlustest, et võib-olla siis mõned siin võtavad osa ka näiteks erinevatest võistlustest, spordivõistlustest sellel suvel, kus siis on ju ka väga palju konkurentsi. Aga see ei ole nagu selline halva konflikti energiaga kaart. See näitab nagu pigem seda, et midagi vajab selgust. Et vaja on nagu olla aus, väljendada ennast ausalt ja seada selged piirid. Et selline pingete vältimine ei lahenda nagu mitte midagi, pigem selline aus vestlus lahendab. Ja mõõkade kuningas, mingisugune tõde võib tulla siin väga paljudel pinnale, mingisugused otsused võetakse vastu väga selgelt nagu kaine peaga. Ja see kaart räägib ka, et ongi aeg justkui vaadata enda elus kaine peaga mingisugusele olukorrale otsa, ausa pilguga iseenda vastu on vaja aus olla ja ka teiste vastu. Otsused on vaja teha pigem siis läbi pea, mitte südame. Mingid piirid on vaja seada. Jah, ja nagu ma ütlesin, mingi tõde võib tulla siin pinnale. Ja kaardisõnum on ka see, et vali alati tõde, isegi kui see teeb haiget. Ja mõõkade 10, mingisugune lõpetamine, midagi saab siin paljudel läbi. Mingi vabastamine ja uus algus. Midagi saab siin elus läbi, jõuab lõpule, mingi olukord, see võib olla suhe, töö, mis iganes, midagi, mis on ära elanud enda aja. Võib tekkida nagu tunne paljudele, et enam ei saa niiviisi edasi jätkata. Tuleb nagu midagi muuta. Ja see on selline nagu vabastav muutus, vabastav lõpp. Ja see kaardi sõnum on ka see, et mis iganes siin lõpeb või muutub. Et see ei ole nagu juhuslik, et see on midagi, mis olekski juba ammu pidanud lõppema, läbi saama. Ja see on vajalik. Et see suvi võib tuua sellise selguse ja mingisugused lõpetamised, mis toovad uued algused ja sellise sisemise kerguse. Ja pane siis enda elus paika nagu selged piirid ja ole hästi aus. Ja lase asjadest lahti, kui midagi tahab lõppeda, siis ongi aeg, et igal asjal on oma algus ja lõpp. Vot sellised sõnumid siis, ja kui sa soovid isiklikku lugemist, siis kirjuta mulle, minu kontaktid on siin video all olemas ja soovin sulle ilusat suve.
tere Skorpion, siin on sõnumid sulle suveks. Ja sulle tulid müntide 3, saatan ja müntide 9. Müntide 3 räägib sellisest koostööst, et siin võib tulla paljudel suvel sellised koostöid tööalaselt ja muidugi ka suhtealaselt. Paljud võivad enda oskusi nagu arendada tööalaselt, midagi õppida uut. Selline õppimine ja kasvamine läbi koostöö on märksõnad. Et justkui nagu sa pead panustama millessegi siis koos teistega, et mitte üksinda. Et koos teistega või nagu koostööna sa saavutad rohkem sellel suvel. Ja saatana kaart, see räägib sellistest sõltuvustest, varjuküljest ja pahedest. Et võib tulla siin suvel esile selliseid vanu harjumusi, sõltuvusi, millele on vaja otsa vaadata. Mingeid mustreid, mis korduvad sinu elus, mingid käitumismustrid või suhtemustrid, millele on vaja otsa vaadata ja nendega tegeleda. Ja ka mugavustsoon, et kui sa tunned, et sa oled elus mugavustsoonis, siis nüüd on nagu õige aeg sellest välja astuda. Et saatana kaart räägib jah sellisest varjupoolest meie elus. Et teadlikkus on nagu see esimene samm, et kui sa teadvustad juba enda seda varjupoolt, siis see on juba selline suur esimene samm. Ja müntide 9, see on selline iseseisvus ja ka nagu enda viljade või töö nautimine, rahulolust iseendaga. Mul on tunne, et kui sa siin sellel suvel vabaned millestki, mis on siin piiranud, kinni hoidnud, millest see saatana kaart siin räägib. Kui sa vabaned sellest varjupoolest, vaatad sellele otsa ja tegeled sellega, siis sa võidki saavutada selline rahu, eneseväärtuse ja iseseisvuse. Ja see müntide 9 räägib ka sellisest materiaalsusest, materiaalsest stabiilsusest. Et on võimalus saavutada siin suvel materiaalselt raha luua enda ellu, küllust luua, väärtust luua. Et selline kaart, et ma saan nagu hakkama ja selline väga mõnusa ja hea energiaga kaart on see. Et sa võid siin suve lõpuks avastada, et sa oled palju enesekindlam ja jõudnud nagu enda elus palju paremasse kohta, kui sa varem olid. Et mul on tunne, et siin Skorpioni elus suvel võib tulla palju tööd, koostööd, on vaja panustada väga palju. Ja nagu ma ütlesin, on vaja teadvustada mingisuguseid mustreid või varjupooli enda elus, mingisuguseid harjumusi. Ja läbi selle sa siis jõuadki nagu sellise iseseisvuse ja enesekindluse poole tee. Et selline nagu vabadus on selle müntide 9 kaart ka. Suve lõpuks sa võid tunda sellist nagu vabaduse tunnet, aga selleks on vaja vabaneda millestki, mis sind nagu kinni hoiab. Et vaata ausalt otsa enda harjumustele, erinevatele mustritele, mis sinu elus korduvad. Et müntide 9 siin lõpus kinnitab, et mis iganes on, sa saad sellega hakkama ja kõik lõpuks läheb hästi.
mingi vabanemine suve lõpuks siin toimub. Vabaned millestki, mis on sind nagu tahaks öelda, et justkui alateadlikult kinni hoidnud. Vot sellised sõnumid siis tulid sulle ja kui sa soovid isiklikku sõnumit, siis kirjuta mulle, minu kontaktid on siin video all olemas. Soovin sulle ilusat suve. Tere Ambur, siin on sulle sõnumid suveks. Ja sulle tuli karikate 9, sauade 9 ja karikate 4. Ja karikate 9 on selline soovide täitumine ja sisemine rahulolu. Selline väga ilusa energiaga kaart, et mingisugused isiklikud soovid võivad täituda sinu elus. Mingi emotsionaalne selline rahulolu. Ja see kaart räägib ka sellest, et see kutsubki sind sellel suvel nautima selliseid väikseid õnne ja rõõmu hetki. Märka neid ilusaid hetki, mis sinu elus on. Väärtusta neid. Ja see suvi võibki tuua sulle selliseid hetki, kus sa saadki nagu aja maha võtta ja peatuda. Ja tunda rõõmu. Kellegil võivad mingid soovid täituda, see on soovide täitumise kaart, et naudi siis seda, mida elu sulle toob. Ja sauade 9 on selline natuke negatiivse energiaga kaart, võib-olla selline väsimus ja nagu kaitse, et keegi nagu kaitseb ennast siin või hoiab nagu ennast valvel või on nagu hästi ettevaatlik millegi või kellegi osas. Et mingil hetkel sa võib-olla võid tunda suve jooksul, et sa oled väsinud. Ja selle kaardi sõnum ongi siin see, et sa ei peagi kogu aeg kõike tegema, ringi vurama. Et vahel ongi vaja aega. Kui sa oled väsinud, siis võtagi see aeg maha ja puhka, et nagu selline piiride seadmine on hästi oluline sellel suvel. Ja karikate 4. Selline rahulolematuse kaart on see. See nagu võib rääkida sellest, et mingil hetkel sa võid tunda, et sa tahad nagu mingit muutust, et sa ei ole nagu millegiga rahul. Tunned võib-olla isegi sellist igavust või sisemist tühjust. Just kui nagu midagi on puudu. Võib-olla võidki nagu tunda, et see, mis nagu varem täitis sinu karikat, enam ei tee seda, et ära siis ignoreeri seda tunnet, seda sisemist tühjust, et see võibki sulle näidata siin, et midagi on vaja muuta sinu elus, kuhugi poole on vaja hakata liikuma või mingisugust uut energiat on nagu vaja sinu ellu. Et kokkuvõtvalt siis naudi seda suve nii palju, kui sa vähegi saad, naudi neid väikseid hetki. Sa ei pea kogu aeg olema aktiivne, hoia enda piire. Ja kui sa tunnedki sellist rahulolematust, siis pane tähele, mis on see, mis seda tekitab. Luba endale puhata ilma süümepiinadeta. Et sa ei pea kogu aeg millegiga tegelema või ringi kihutama, et selline nagu mölutamine on ka vahel täitsa vajalik. Ja selline tasakaalu leidmine on nagu oluline. Et mõnikord ongi vaja hinge tõmmata ja vaadata nagu enda sisse.
kui sa tunned sellist rahulolematust, et siis minna edasi sinna, kuhu sa päriselt soovid edasi liikuda. Vot sellised sõnumid. Ja kui sa soovid isiklikku sõnumeid kaartidelt, siis kirjuta mulle, minu kontaktid on siin video all olemas ja soovin sulle ilusat suve. Tere Kaljukits, siin on sõnumid sulle minu kaartidelt suveks. Ja sulle tuli Ülempreest, Rinna, Torn ja Kaarik. Ja mul on tunne, et siin Kaljukitse elus või Kaljukitse sees võib midagi muutuda siin suve jooksul. Ja see sisemine muutus võib tuua välise muutuse, mingisuguse uue suuna. Ülempreest, Rinna, see on selline sisemine teadmine. Sa võid siin midagi tunda juba seesmiselt, et sinu elus nagu hakkab midagi muutuma ja sa võid ka unes näha mingeid märke või midagi ette näha. Et selline tugev sisemine intuitsioon on selle kaardi energia. Ja midagi ei ole veel nähtav. Ütleb ka see kaart, et midagi, mis sinu ellu on kohe varsti selle suve jooksul tulemas, ei ole veel nagu nähtav, aga sa võid seda tunnetada. Sa ei oska seda nagu sõnadesse panna. Ja Torni kaart ongi see muutuse kaart, mingisugune järsk muutus võib tulla. Mingi olukord võib muutuda, mingid illusioonid võivad puruneda, mingi ootamatu elumuutus, elusuund, elupööre. Aga see Torn ei ole nagu selline negatiivne kaart, vaid see muutus on pigem selline nagu vabastamine. Et midagi on nagu vaja vabastada. Et see Torn purustab nagu midagi, mis on vajalik. Et saaks tulla midagi uut sinu ellu. Midagi nagu laguneb. See on vajalik lagunemine. Ja Kaariku kaart siin peale seda muutust või raputust võibki tulla selline edasiliikumine elus, mingi uus suund. Sa leiad endas sellise enesekindluse ja sul on nagu selline uus siht silme ees siin suve lõpuks. Leiad endas sellise selguse ja julguse, tahte, jõu ja fookuse. Ja paljudel võib tulla ka reisimist suve jooksul, suve lõpus ja isegi ka kolimist. See Kaariku kaart on ka kolimise kaart. Selline liikumise kaart. Aga jah, mingisugune selgus pärast muutust võib tulla paljudel. Ja usalda enda sisetunnet väga tugevalt sellel suvel. Ja ära hoia vanast kinni, et kui midagi tahab laguneda, siis ongi selle aeg laguneda. Ja tee enda elus selliseid teadlikke otsuseid. Kui sa tahad enda elu muuta, siis võta eluohjad enda kätte. Siin Kaariku kaardi peal on ka kujutatud seda Kaarikut, kes juhib neid kahte hobust siin. Et jah, midagi siin suve jooksul võib ootamatult muutuda ja see toob sellise edasiliikumise elus. Vot sellised sõnumid.
ja kui sa soovid isiklikku sõnumit, siis kirjuta mulle, minu kontakt on siin selle video all olemas ja soovin sulle ilusat suve jätku. tere veevalaja, siin on sinu sõnumid minu kaartidelt suveks ja sulle tulid kohtumõistmine, saatuse ratas ja ülempreestrinna. ja see on selline ärkamise ja nagu saatusliku pöörde suvi, vaadates neid kaarte. kohtumõistmine, see on selline nagu ärkamise kaart, et sa võid justkui nagu saada mingit taipumise siin suvel, et ma ei saa enam samamoodi edasi jätkata mingis valdkonnas, suhted, töö, mis iganes, mingi ärkamine võib toimuda. mingi mineviku mustrite lõpetamine, mingi muutus elus, see ei ole väike muutus. võid hakata oma elu nagu nägema hoopis teise pilguga. mingi selgus võib tulla, tugev sisemine taipamine või nagu kutse liikuda edasi. ja siis see saatuse ratas on see selline saatusliku pöörde kaart, et see räägibki sellest, et see taipamine või ärkamine ei jää nagu sisemiseks. midagi võib hakata siin sinu elus päriselt ka muutuma. ja need muutused võivad tulla väga järsku ja ootamatult. saatuse ratas on alati selline kiired ootamatud muutused, mingid võimalused võivad tulla sinu ellu, et võta need siis vastu. elu võib viia sind uude suunda, mida sa nagu ise ei saagi kontrollida. võib korraks tunduda isegi nagu selline kaose tunne. aga mul on tunne, et jah, siin mingi uus tsükkel võib alata paljudel elus. ja ära võitle siis muutuste vastu, et need on vajalikud elus meil. ja ülempreestrinna, selline sisemine teadmine on selle kaardi energia. kuule enda sisetunnet, et nende muutuste keskel sinu selline sisemine kompass on sinu sisetunne. ja sa võidki tunda ka, et sa võib-olla tunned asju ette või tead rohkem, kui sa oskad seletada, selline nagu justkui selgelt nägemise hetked võivad tulla osadel. ja see kaart räägib ka sellest, et vastused tulevad vaikuses, kui sa lülitad välja kõik selle üleliigse välise müra. et see suvi võibki sind õpetada usaldama enda sisetunnet, usaldama seda, mida sa tajud või tunned. et kõik vastused ei tule nagu sinu peast või loogikast. mõned vastused tulevadki läbi tunnete siis. et jah, mingi ärkamine võib siin toimuda ja midagi vana võib lõppeda, võib alata midagi uut. et sa liigud justkui läbi selliste suurte sügavate muutuste enda elus edasi ja hakkad ennast nagu rohkem usaldama, võib-olla tahaks öelda. ära hoia siis kinni sellest vanast, mis sinu elus on. usalda muutust. et see saatuse ratas töötab sinu kasuks, mitte sinu vastu. kuula iseennast rohkem kui nagu teiste arvamusi. ja ära kiirusta, kui on vaja teha otsuseid. vaikuses ja üksi olles saad sa palju rohkem infot kui siis nagu surve all või kiirustades või kuulates kedagi teist. et jah,
mingi sisemine ärkamine toimub siin suvel, mis viib sind uude elutsüklisse. Vot nii, sellised sõnumid. Ja kui sa soovid isiklikku sõnumit, siis kirjuta mulle, minu kontakt on siin video all olemas. Ja soovin sulle ilusat suve jätku. Tere kalad, siin on sõnumid sulle minu kaartidelt selleks suveks. Ja sulle tulid sauade 5, sauade 3 ja surmakaart. Ja surmakaart ei pea siis kunagi kartma, et see tähistab sellist uuesti sündi. Aga hakkame siis vaatama sauade 5. See on selline konfliktide ja pingete kaart. Mingisugused erimeelsused või pinged võivad siin suve jooksul esile tulla. Mingisugused konfliktid kellegiga. See võib olla ka sisemine konflikt, et võib-olla oled siin konfliktis iseendaga või milleski nagu kahe vahel. Et tahad nagu ühte, aga miski kisub nagu teise suunda. Ja sauade 5 räägib ka sellisest konkurentsist, et osadel kaladel võib olla ka ees tulemas võistlusi, spordivõistlusi või mis iganes, kus on siis palju konkurentsi. Aga jah, siit tuleb läbi nagu selline energia, et nagu selline sisemine pinge või konflikt võib siin suve algul olla. Midagi vajab nagu lahendust, aga sa justkui ei tea, kus suunas minna või kuidas midagi lahendada. Midagi vajab selgust. Ja sauade 3 räägib sellest, et on vaja edasi liikuda, on vaja nägu suunata tulevikku, on vaja tegutseda. Ja sa võidki hakata nägema enda elus nagu suuremat pilti. Võid hakata aru saama, võid sellest segadusest nagu välja tulla. Võid hakata aru saama, kuhu sa liikuda tahad, mis suunas. Ja see sauade 3 on ka välismaa kaart, et osad kalad võivad ka välismaale pilgu heita, välismaale tööle minna või siis ka välismaale elama minna, mingid plaanid võivad tulla. Ja siis see surmakaart, et midagi võib siin suve jooksul lõppeda, läbi saada, midagi uut võib sellest tulla. Nagu selline taassünd, nagu ma ütlesin. Nagu täielik selline ümberkujunemine võib osadel kaladel elus siis esile tulla. Mingi uus eluperiood võib alata nagu taassünd. Ja ära siis karda seda lõppu või muutust. Tee sellele ruumi, et see on vajalik transformatsioon sinu elus. Et jah, alguses võib olla siin mingi pinge või sisemine konflikt ja siis võib olla mingisugused võimalused võivad tulla, uus perspektiiv. Ja läbi selle võib tulla siis selline sügav sisemine muutus ja ka välimine muutus, et see sisemine muutus võib tuua elus suure muutuse ja uuesti sünni, uue alguse. Et kalad siis luba sellel vanal lõppeda, mis tahab lõppeda sinu elus, lase lahti minevikust. Ära hoia millestki või kellestki kinni. Mingi uus etapp tahab sinu elus alata. Vot nii.
sellised sõnumid siis kaladele ja kui sa soovid isiklikku sõnumit, siis minu kontakt on siin video all olemas ja soovin sulle ilusat suve jätku.